Alates homsest kuni 7. märtsini toimuvad Tallinnas Tondiraba jäähallis juunioride maailmameistrivõistlused iluuisutamises. Sellist võistlust korraldatakse Tallinnas juba 4. korda ja seekord on meie kõigi pilgud ja lootused Maria-Eliise Kaljuvere peal, kuid uskuge, teisi üllatusi tuleb veel. Tüdrukud on meil väga heal tasemel, et neist on võib-olla kõige rohkem loota, et teised võib-olla vastavad ise sellele küsimusele. Jääsõidupaar on ju ka täitsa valmis 15 hulka tulema. Aga väga hea, kui nad valmis on. Unistus on ikka vähemalt top 15, aga oleks väga hea, kui saaks finaali. No, kellega te siin võistlema hakkate, et kas konkurendid on teada tuttavad, on tugevad? On küll, see on ju juuniorite muidugi on. Tallinnas on kohal maailma noorte absoluutsed tipud, kellest peetakse tugevaimaks Aasia iluuisutajaid, kes ka olümpialt hulganisti medaleid teenisid. Väga kõvad sõitjad on kindlasti Jaapanist, kindlasti ameeriklasi, et Koreast, kui vaadata, kes olid Grand Prix finaalil, et eks kõige paremad juuniorid on ikka siin koos, et kõik ju tahavad seda tiitlit saada, medalit saada ja see on natukene nagu selline peale olümpiat sellise järgmise põlvkonna võistlus, et need on paljud ilmselt sellised sportlased, kes siin 4 aasta pärast hakkavad ise olümpiamedalite eest võitlema. Naiste üksiksõidus astuvad võistlustulle Elina Koidina ja Maria-Eliise Kaljuvere. Koidina sai eelmisel juunioride MM-il 7. koha. Kaljuvere tuli tänavu juunioride Eesti meistriks juunioride rekordiga. No räägime teie 2 erinevast kavast ka, et milline see esimene on, millega te nüüd peagi võistlustulle lähete, siis kui raske see teie jaoks on? Minu jaoks on kõik väga mugav, et see kava on siis Scheere saade muusika järgi, idamaine muusika. Ja ma ei tea, elemendid on sellised minu jaoks nagu sobivad ja kõik on siiani ilusti sujun, nii et ma arvan, et võistlustel läheb ka hästi. Sageli me näeme, et jääle visatakse pehmeid mänguasju. Mis teema nendega on? Mõni võtab endale mingid kaisukad talismanideks, aga nagu mul otseselt ei ole. Võib-olla mul on kingitud kaelakeel, et nendega ma olen nagu, neid ma alati kannan võistluste ajal, et ma ütleks võib-olla siis, et need. See on esimene. Siin on ju kunagi 2 delfiini, praegu on 1, aga see on kalade tähtkujus. Ja teine on siis hobune, mis on nagu tulihobuse aasta ja teisel on kalad. Talisman on kaasas ka meie teisel naiste üksiksõidu lootusel Elina Koidinal. Mul on seda. See on talisman või? Jaa. See on teil alati kaasas? Jaa, alati. Enne võistlust ma loen seda ja see nagu aitab kaasa? Jaa, see aitab mulle. Jaa. Aga trenniga täna aitas ka kaasa või? Jaa, kogu aeg. No eelmisel juunioride MM-il saite te 7. koha. Milliste tunnete, mõtetega ja lootustega te vastu lähete siis uuele MM-ile? Muidugi ma tahan minu tulemus paremini teha. No aga ma tahan ainult nautida minu sooritust ja teha kõik puhtad ja ilus ja kõik. Konkurendid on väga tugevad. Ma isegi nagu võiksin öelda, et juunioride tehniline tase on võib-olla isegi kõrgem kui seenioridel. Võib-olla nagu selline kavade esitus ja kõik täiskasvanutel on nagu plastilisem ja selline sujuvam, et noored on ikka noored. Aga mis puutub tehnilisse külge ja hüpetesse, nad on väga tugevad. Et su mentaalne pool peab olema ikka väga tugev. Seepärast, et kui sa lähed, seisad sinna 30x60 jää keskele ja ümber sinu on 1000 silmapaarid. Ma arvan, et sa isegi kuuled enda südame tukseid, kuni sa ootad seda muusikat. Eesti on esindatud ka meeste üksiksõidus ja võistluse avab juba homme paarissõidu lühikava. Meie naisüksiksõitjate esinemist saab nautida 5. märtsi enne lõunal.